Tulge demokraatia trenni! Tulge demokraatia trenni! Mina olen Kai ja mina olen täna teie demokraatia trenn. Eriti kui tead nii pea kohal ja ma olen teist nii palju kõrgemal. Tule ruttu! Trenni! Demokraatia skeene on praeguseks kaardistanud ära 8 sellist põhilist musklit, mis demokraatia tugevdamiseks, demokraatia hoidmiseks vajalikud on. Ja kui te neid vaatate, siis siin on igasuguseid. Aktiivne kuulamine, siin on julge, selge eneseväljendus on ju, aktivisti muskel, erimeelsuse muskel, et kõik tegelikult asjad, mida me igapäevaselt teeme. Meie täna treenimegi kaasatõmbamise musklit. Mis te arvate, mis see meile annab? Vastasel juhul tekib üks kindel grupp, kes juhib terve ühiskonna heaolu. Just, hästi oluline, miks meil on vaja kaasatõmbamist, on kvaliteet. Selleks, et demokraatia oleks kvaliteetne, selleks, et meil oleks arvamuste erisus, erinevaid ideid, erinevaid lähenemisi, et ongi see, et otsustamist ei tehta ainult sarnaselt mõtlevate inimeste poolt, vaid et olekski see mitmekesisus demokraatlikes protsessides olemas. See annab meile kvaliteedi. Teine asi, miks on vaja, on toetus. Meie saame toetust sellest, kui meie taga ja kõrval on inimesed, kes meiega kaasa mõtlevad ja isegi kui ise ei ole algatajad, siis annavad jõudu juurde meie ideedele ja meie algatustele. Nende 2 märksõna nimel me täna ka tööd teeme. Tule aga julgelt trenni, täitsa vabad. Aga nüüd alustuseks võib kõik asjad, mis teil on selga panna. Milline su sektor on? Tundub, et läheb vaja ja ma olen otsa selle kõrvale. Esimene asi, millest me täna pihta hakkame, on see, et te kõik võiksite mõelda ühele ideele või teemale. Võite siin korraks silmad kinni panna, sirutage ennast välja. Väga hea, Mari näitab eeskuju, võite täitsa nii pikaks sirutada, kui tahate, siis välgule ikka lähemale. Ja kui teil on teema olemas, siis küngitage. Seda sõnastust me saame veel trengida, aga et mingi idee. Nii, aga tundub, et põhimõtteliselt kõigil on mingi teema olemas. Siis võtke palun järgmise asjana paar. Ehk siis otsige inimene, kellega te ei ole täna veel rääkinud. Ehk siis iga trenn peab olema natukene ebamugav ka. Lisaks vihmale me saame ka seda ebamugavust sellega, et meil see on päris ekstreemne läks. See on nüüd lahe, jah? Mikrofoni võid ka rohkem. Nii, aga kui te olete paarilise leidnud, võite lihtsalt, kes on nüüd teisega lähemal ja teie kokku teie paari. See võite kolmikus olla tegelikult, miks ka kaasa ja kolmikus. Ja nüüd esimene asi, ma tahan. Teil on ühe paarilise kohta 1 minut, et rääkida. Minu teema on oluline, sest mis see minu teema on ja miks ta oluline on. 1 minut ühe teema kohta, et siis paari peale on teil umbes 2 minutit aega, et mõlema teemat tutvustada. Nüüd peab paarilise vahetus toimuma. Kui tahad midagi veel. Aga nagu Aafrikas on naiste roll on väga väike. Mina võtsin südamelähedaseks selle, mida teha, et inimesed arutleksid oma kultuurselt. Eks ta võiks nagu koolis ka, et nagu oleks hea, kui oleks programmi. Aitäh, lähme edasi. Nii nagu iga trenn on natukene enda sükse mugavustsooni edasilükkamine, siis sama on ka demokraatia trenniga. Te peate 2 teema osas, millega te just tutvusite, küsima üksteiselt tagasisidet. Ehk siis üks paariline räägib teise teema kohta, et mida mina selle teema suhtes või selle teema raames teeksin. Ma ei tea, korraldaks arvamusfestival
festivalil võib-olla arutelu ja võib-olla läheks, ma ei tea, teeks rahvaalgatuse, koguks allkirju, hakkaks protestima. Mida sina selle olukorras teeks? Kas ei ole väga suur kas või nagu alanemised? Võib-olla lahendustena see ongi selles mõttes, võtab või noh, vähemalt nagu see, kuhu me oleme praegu jõudnud, et kooseluseadused, et see võttis nagu sellest hästi kaua aega. Et noh, nagu ühiskond on nagu selles mõttes tulnud nagu edasi, vähemalt nagu 90-ndatest, siis nagu täiega nagu kiusati ja nii edasi. Aga noh, mõnedes ringades on nagu siiamaani see. Noh, siin on see küsimus, et kas me, et kuidas seda siis nii-öelda pehmendada, kui see tagakiusamine ongi näiteks seadusloomes. Ma naudin seda, et siis teeb ja kui ta ise tahab, ise tahab, siis ma seda ise teen. Ja ühistranspordi ja lasteaiast koju, et siis nad näevad, et sõbrad teevad samamoodi. Siis need väikesed nemad suureks kasvavad, siis nemad juba teavad veel midagi. Ja siis mina pakun veel. Enam viha ise on sellepärast. Nii et midagi see, et nagu ma saan nende koolides ka käia, siis nende õpilastele ka öelda, et meil on, et hoolitse oma prügi eest ja siis meil on piiratud ressurss, nii et nagu kõigile Euroopa Liidus ja siis nagu väiksena natuke suurema ühiskonnale ja siis veel suurem. Väike süke jalgade trenn ka ja siis sirutame kummardusega välja. Väike lihastrenn ka vahele. Te peaksite valima nüüd ühe. Ehk siis teil on 30 sekundit aega, et otsustada, kumma teemaga te edasi lähete. Mina kui teil on kokkulepe olemas, võite taas kükitada. aga ma tegin selle vale. See papp ja marker on teile selleks, et te saaksite teha plakati nüüd oma teemaga. Ehk siis sloganikult oma teema. Teil on nüüd selleks aega 2 minutit. Kas teie jõudsite teemasid kokkuleppele? Jaa, tema. Väga hea, kas sina siis nüüd nagu tegid kompromissi, see on teema valikul väga hea. Võtamegi vaikselt siia siukse ringi, et me näeme teie siukseid teemade plakateid ka. Midagi julgelt. Väga lahe, kuna aeg on üsna armutu, siis me laseme teil siin taustal natukene lõpuni kirjutada, aga hakkame otsast juba tutvumisega ka pihta, et palun, mis teema? Lapsed peaksid rohkem iseseisvalt liikuma, mitte motoriseeritud, ehk siis omal jalal või siis omal jalgrattal või oma vanemate sadulas, aga et nende füüsiline vaimne tervis mõlemad oleks seetõttu kindlasti palju paremad. Arvestagem üksteisega, see nagu ongi kõige selle alus, et üldse demokraatiat hoida. Et kui me arvestame üksteisega, siis me respekteerime ka üksteise selliseid erinevusi. Täiesti nõus. Hästi olulised on ka just sellesama teemaga haakuvad ka teised musklid. Kui te vaatate, kõige esimene muskel on empaatia, mis on demokraatlikus riigis hästi oluline, et me toetame üksteist, et me julgustame üksteist ja arvestame ka erinevustega. Me valisime siis sellise protestliku loosungi Noored Pukki, hästi populistlik. Miks just see teema? Tegelikult on noorte kaasamine, see oleks liiga igav olnud. Ehk siis kui noored saavad juba praegult otsustada ja vähemalt otsuste juures olla, siis tulevikus on nad tõsimeeli ka seal juures ja suurema tõenäosusega, nii et meil on demokraatia tugevam. Täiesti nõus, ehk siis nagu kaasamisest järgmine samm koosloomine. Teeme koos, mitte ainult ei küsi sisendit. Väga lahe. Lähme edasi. Ma võin hoida. Ma kasutades demokraatilist traditsiooni, ma kasutasin tugevama õigust ja minu teema. Tervislik arutelu kõikjal. Me tahaksime siis sellist arutelu, pärast mida sul on vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt hea olla.
sellist arutelu igale poole. Arvamusfestival on aastaid rääkinud, et see, miks me siin ju koos käime ja seda arutelukultuuri nii-öelda harjutame, ongi selleks, et ta jõuaks kõikjale. Et meil oleks igapäevad töökoosolekud ka juba sellised, kus keegi ei tunne, et kellestki sõidetakse üle või keegi ei tunne, et teda ei kuuldud või ei kuulatud või ei kaasatud otsustesse. Pakendite liigkasutamine. Ja see on seotud üldse demokraatiaga sellepärast, et meie tänapäeva maailmas on väga sageli näha seda, et ei arvestata teistega. Ja kui kasutada nüüd seda väljendit, et selline peale surumine, et võetakse ära teiste ressursid, mis peaksid olema siis kõigile jagamiseks. Ja kellel on siis ülemvõim, võtab need ressursid ära. Läksin kohalikku toidupoodi ja tahtsin osta vahukoort. Ostsin, kasutasin ära ja sain sellise liigse pakendi ja võib-olla sellise natuke ülemõtlemise sessiooni järgselt sain aru, et tegelikult see on probleem. Praegu need apelsiinimahvamasinad, et me laseme sealt hoopis vahukoorti. Vahepeal oli siuke piimamasinad olid ja võt, nüüd kahjuks koristati ära, sest et ei kasutatud. Täpselt samamoodi, et me peamegi rohkem ise rääkima, et seda nõudlust tekitada ja siis need automaadid äkki on ka püsivamad. Aga väga hea näide, selles mõttes täiesti nõus. Nüüd te näete, see, mis praegu toimus, oligi kaasatõmbamine. Te tõmbasite ühe inimese endaga juba kaasa, enda teemaga. Kes jõumeetodiga, kes sellega, et on lihtsam seda teemat tõesti selgitada, et lihtsam selle teemaga kuskilt otsast pihta hakata. Aga nüüd on järgmine asi. Teid on siin 5 neid teemasid. Ja nüüd on teil vaba valik liituda mingi teemaga, mida te praegu kuulates, mis teil kuidagi mis teid kõnetas. Et mis teemaga te kaasa läheksite? Ja täiesti vabalt võite ka oma teemast loobuda. Te võite liidu moodustada, jaa. Teemad võivad liidu moodustada ka, see on eriti hea. Kui te saate otsustada, et mingi teema te panete korraks kõrvale või et see lähebki selle teemaga väga hästi kokku, siis te saategi need teemad koondada. Ehk siis kui teid mingi teema kõnetas, siis viimase asjana ma tahaksingi, et te selles grupis, mis nüüd moodustus, jagaksite omakeskis, et miks see teema minule oluline on, et miks see teema mind praegu kõnetas. Ehk siis selline natukene enda isiklikku maailma ka siia arutellu sisse tuua. Et kui teid on kaasa tõmmatud, siis kaasa tõmmatakse väga tihti just sellest, et võt see kõnetas mind. Ja nüüd vaadakegi selles grupis otsa sellele, et miks see teema oluline on just mulle isiklikult. Pärast, mis selle arutelu hiljem peaks tulema, et sisendi selline tegevus. Ma peaksin hakkama esmajoones ennast kasvatama selle arvestamise osas, sest see on keeruline. Et tahaks ainult seda enda arvamust välja öelda ja jagada ja just selle teiste inimeste teise arvamusega arvestamine. Meie 30 minutit demokraatia trenni siin kohati tormis. Väga lahe, aitäh teile. Te nägite nüüd seda, kuidas ühe teemaga tegelikult 30 minutiga on võimalik inimesi kaasa tõmmata. Inimesed tulevad ja tihti tulevadki oma isikliku taustaga, oma olemasolevate teadmistega, oma olemasolevate mõtetega. Hästi lihtne on kõnetada, kui võtta see hetk ja selgitada. Selgitada, miks mingi asi on oluline ja vaadata, kuidas see kedagi puudutab ja kõnetab. Super! Demokraatia muskeltrimmi. Demokraatia muskeltrimmi. Kõik demokraatia